Tere! Tere ka minu poolt ja lühikese sissejuhatusena siis, et minu ülesandeks Microlinkis on uute teenuste ja toodete arendamine ja samuti kõikide IT-trendide jälgimine. Ja selle käigus siis loomulikult on tulnud natuke tegemist teha ka rohelise IT-ga. Ja siis täna ma oma presentatsioonis lähen võib-olla isegi natuke liiga üldiseks, aga ma arvan, et see on oluline, et me käsitleme asju süstemaatiliselt, vaatleme tervikut ja ei piirdu ainult mingi kitsa fookusega, eriti kui me räägime sellisest olulisest teemast nagu keskkond, keskkonnahoid. Ma luban, et minu presentatsiooni lõpuks saate vähemalt ühe huvitava äriliselt olulise idee. Ma paraku ei saa siin küll välja lubada ühtegi sellist konkreetset business planni, et kuidas tänu rohelisele IT-le kähku rikkaks saada või oluliselt kulusid kokku hoida, aga üks oluline mõte on küll selle kõige käigus. Ma alustan siis väga globaalselt, et nagu te kindlasti kõik teate, maakera on suletud süsteem. Suletud süsteem materjali mõttes. Ehk praktiliselt mitte mingisuguseid materjale ega asju meile maakerale kosmosest ei tule. Ja ühtlasi ei lähe ka maakeralt eriti palju asju ära. Ja miks see on oluline? On see, et kui me vaatleme materjali ja sealhulgas ka elektroonika liikumist, siis mis maakeral tekkinud on, see siia jääb. Ja mille me ära oleme kasutanud, seda meil enam ei ole. Ainukene asi, mida siis maakerale lisaks tuleb, on siis teatavasti päikeseenergia, aga mis hoiab kogu seda protsessi siin käimas ja aitab meil seda mateeriat ühest olekust teise liigutada. Nüüd, inimesed on sellesse suletud süsteemi paigaldanud lineaarse protsessi. See slaid on pärit sellisest vahvalt veebileheküljelt nagu The Story of Stuff. Soovitan kõigil vaadata, storyofstuff.com on see aadress. 20 minutit niisugust tõsiselt šokeerivat ja samas õiget multifilmi. Ehk lineaarne mudel, kus me siis maavaradest alustame, hiljem lähevad siis, siirdame nad tehasesse, toodame nendest asju, need asjad müüakse inimestele maha, hetk hoitakse neid asju kodus, kasutatakse ja siis edasi liiguvad nad kas prügimäele või prügi ümbertöötlus tehasesse või põletatakse ära. Nüüd, selge on see, et mingi põhjus peab olema, miks inimesed siis seda mudelit ringi ajavad ja tegelikult selline mudel ei ole üldse pikka aega meil domineerinud. Me oleme tegelikult kõik sattunud endalegi võib-olla üllatuseks niisugusesse rattasse. Et see ratas teadlikult töötati välja kuskil 50-ndatel Ameerikas ja eesmärk oli õilis, majandus ruttu käima saada, jõuda teistest ette. Ja see käib siis nii, et me vaatame televiisorit, seal näidatakse meile reklaami, näidatakse filme. Te ju teate, et filmides Koduperemehel on maja eeslinnas, väga suur maja, vähemalt 2 autot, koer ja ikka oma muru peab ka olema, eks ju. Korteris ei ela ju pereisa. Nii et kõik, kes korteris elavad ja on pereisad, näevad, et nende eluga on midagi valesti. Siis nad halvemal juhul laenavad, aga nad ostavad siis omale selle asja. Selleks, et see asi osta, peavad nad rohkem töötama, tulevad jälle töölt koju, vaatavad jälle rohkem televiisorit, näevad, et jälle on midagi rohkem vale ja muudkui ringi ratast see asi käib. Eestlaste jaoks on see täiesti uus situatsioon. Tegelikult ju, kui me vaatame keskaega, kus eestlastel oli au olla pärisori, siis ei olnud üldse mõtet omale mingisugustki varandust eriti kokku kuhjata, sest mõisnik tuli, võttis selle ära. Nii et aga väga lühikese ajaga oleme ka meie efektiivselt sellisesse uude ellu astunud ja sellisesse rattas toimime. Ja paraku on sellel kurvad tagajärjed, et kui me oleme selle lineaarse tootmismudeli paigutanud oma lõplikule planeedile, siis mingil hetkel kuskilt läheb nagu kitsaks.
et kas saavad otsa ressursid, kas siin on graafik sellest, kuidas CO2 kahe osakeste arv atmosfääris muudkui tõuseb, no kuskilt mingi probleem varem või hiljem tekib sellega. Ja noh, üks viis, kuidas siis sellest probleemist üle saada, ongi siis roheline IT. Ja ma räägin nüüd siis 3 rohelise IT teema valdkonnast. Number 1 on siis rohelisus IT-tööstuses endas. Teine on rohelisus teistes majandusvaldkondades, mis on saavutatav tänu IT-le, ja kolmandaks siis on tegelikult üks 3. mõte siin, mida ei ole veel avastatud. IT-tööstuses endas. Et mina olen olnud ka paari serveriruumi projekteerimise ja ehitamise juures ja võin öelda, et IT-tööstuses endas on tegelikult päris palju võimalusi energiat kokku hoida ja ressurssi kokku hoida. See tuleneb paljuski sellest, et kogu riistvaratööstus ja kogu IT on need 10 aastad, mis ta on olemas olnud, keskendunud jõuliselt ainult töökindlusele. Ehk energiatarve või keskkonna kokkuhoid pole olnud mingi teema, tähtis on olnud, et süsteem on töökindel. Ja tänu sellele on siis panustatud ka ainult sellele, tehtud võimalikult töökindel süsteem ja ükskõik kui palju ta siis elektrit kulutab. Teine on muidugi olnud ka kiirus, millel on suur tähtsus omandatud ja kui selle kiirus 2-kordseks, elektritarve 4-kordseks, siis see on olnud okei. Nii et tegelikult IT-s on suhteliselt odavaid viise, kuidas päris palju annab kokku hoida. Serveriruumides näiteks see, kui eraldada serverist välja tulev õhk, ehk siis juba serveri poolt üles kuumendatud õhk, serverisse jahutuseks sisse minevast õhust lihtsa pleksiklaasiga, siis see annab juba märkimisväärselt 10% kokkuhoidu jahutuse kuludes. Aga jah, et IT siis täna on umbes 2–2,5% kogu CO väljaandvast kogu maailmas. See on siis sama suur umbes nagu lennundus. Ja märkimisväärne osa läheb tõesti serveriruumides energiat raisku. Ehk praktiliselt kõik see elekter, mis serverisse sisse läheb, see eraldub sealt soojusena. Mida selle soojusega tehakse? Enamasti kütetakse õhku. Mõningatel juhtudel tehakse võib-olla ka midagi mõistlikumat. 4. valdkond on muidugi see, et elektroonika iseenesest on ju absoluutselt ebalooduslik materjal. Et seal on kõiksugu huvitavaid kemikaale ja kõik see elektrooniline jäätmete käitlus on väga keeruline, aga oluline teema. Ja nüüd viimane punkt, millele tahaks tähelepanu juhtida, on see, et väga palju on olnud juttu sellest, kuidas hoida kokku energiat IT-tööstuses. Aga suhteliselt suur osa, ehk 70% sellest energiast, mida IT-tööstus toodab, tegelikult tekib serverite, PC-de ja asjade tootmisel, mitte nende käitamisel, vaid just nende tegemisel. Ja siis tänase seis, nagu ka Graham Vickeri presentatsioonist oli näha, et fookus on sellel, et olemasolev või et riistvara energiatarve väheneks. Selle käigus on palju projekte, palju riiklikku raha, võib-olla ka mingeid normatiive, mida selleks välja töötatakse. Ehk me keskendume tegelikult sellele 30% PC elutsüklis. Et selle hetkel, kui me teda kasutame, ta kulutaks vähe energiat. Sellele, et see PC, mille tootmiseks kulus siis 70% energiat, peaks meil võib-olla natuke kauem vastu kui paar aastat. Või et oleks kuidagi laiendatav. Ma ei tea, olete te näinud kuskil reklaami, et meie mobiiltelefoniga võid sa 10 aastat ringi käia ja kõik soft ja kõik asjad seal peal töötavad. Tegelikult võikski teha ühe harjutuse, et tõstke palun käed, kellel on mobiiltelefon, mis on vanem kui 3 aastat. Väga hea, teeme kõik aplausi neile, kes on hoidnud meie keskkonda ja mitte läinud kaasa marketingi mulliga ja ei ole ostnud omale kõige uuemat peagi maha pudenevat klaasist telefoni.
Ehk see on see, mille IT-tööstus keskendub sellele, et osta uus server, osta uus asi, see on energiaefektiivne. Samas keegi ei ütle, et tegelikult see uus asi, mille sa ostad, on nagu suhteliselt palju energiat juba kulutanud, siis kui sa ta poest kätte saad. Loomulikult väga oluline on siis roheline IT teistes majandusvaldkondades, ehk just need smart grid'id, targad linnad, võimalus energiat efektiivsemalt kasutada. Ja siin tõesti IT on oluline ja aitab meil tõsiselt kokku hoida. Kaugtööd, paberivabad majandust teha. Ühtlasi parandab ka see terviklikku majanduskasvu ja EU on uurinud, et 50% viimaste aastate majanduskasvust on olnud tänu IT-süsteemide juurutamisele. Aga sellega on üks probleem ja see probleem ise on järgmine. Nimelt, kui meil õnnestub asendada selline ebaefektiivne ja vananenud või koormav tehnoloogia, pildil siis vasakul, efektiivse ja tänapäevase ja ökonoomse tehnoloogiaga, siis inimestel jääb raha üle. Ja mis nad siis teevad selle rahaga? Nad ostavad 4 uut asja. Ja lõpptulemus on see, et tegelikult see summa või koormus keskkonnale ilmtingimata ei pruugi üldse väheneda. Näiteks monitoride puhul, mäletate, kunagi kasutasime kõik 15-tolliseid CRT monitore, sai töö tehtud tegelikult ju. Ja kui me oleks asendanud need 15-tollised CRT-d LCD monitoridega, me oleks saanud 4-kordse kasumi. Aga me asendasime nad 23-tollise monitoriga ja sellest 4-kordsest säästust jäi alles 1,6-kordne sääst. Ehk see samamoodi on see kõikides teistes valdkondades, et kui meil õnnestub energiat kokku hoida, siis me ilmtingimata mitte ei hoia seda kokku, vaid siis kasutame millekski muuks, mis on hea. Me suudame samast loodusressursist pigistada rohkem välja ja raiskamist vähendada, aga ta ei, lõplikul planeedil ressurss saab ikkagi varem või hiljem otsa. Nii et see rohelise IT-sildi kleepimine, kui me pigistame samast asjast rohkem välja, on kahe otsaga asi, aga ta kindlasti on mõistlikum kui mitte midagi teha. Ja nüüd siis selle kolmanda valdkonna juurde, et kui ma mõtlesin, et kus siis nagu tõeliselt võiks kokkuhoidu ja tõeliselt keskkonnasäästu saavutada, siis tegelikult on see valdkond olemas. Siin on meil programmeerija. Ta teeb midagi immateriaalset, ta programmeerib mängu või firma tarkvara. Selle töö juures praktiliselt mingit CO2 ei eraldu, mingisuguseid kemikaale ei käsitleta, aga sünnib väärtuslik asi. Sealsamas kõrval on tema ülemus, kes siin saadab e-maili või müügimees ja ega ka tema töö juures ju ei teki mingisugust kemikaali loodusressursse, kulutatakse nii palju, nagu neil on elektriks vaja, aga seda nad kulutaks tegelikult ka kodus istudes. Ja lõpptulemusena sünnib midagi väärtuslikku inimestele. Mäng, tarkvara, mobiilitarkvara ja looduskeskkonda selle töö käigus kulutatakse väga vähe. Ehk tõeline roheline IT on tarkvaras ja internetiteenustes. Mitte praktiliselt olematult kulub maavarasid, väga vähe kilovatte, prügi ei sünni, mürgiseid kemikaale praktiliselt ei sünni ja erinevalt võib-olla mõnest kiirmoe riidepoest ka selles valdkonnas töötajad ei ole mingid ekspluateeritud, vaid teevad huviga ja mõnuga oma tööd. Ja siin on võrdluseks üks teine Eestis väga edukas ärimudel. See on Kohtla-Järvelt pilt, mille ma ise võtsin, Aidu karjäär. Siin on samal pildil näha kogu protsessi algus ja lõpp, et taga on siis VKG Tuhamägi ja alguses kaevatakse maa ülesse, hiljem saab tast Tuhamägi ja protsessi käigus natuke eraldub ka põlevkiviõli, mis siis kuskil majas ära põletatakse. Tunduvalt ebaökoloogilisem kui programmeerimine, eks ju. Nii et siis see mõte, mida me võiksime IT-tööstuses teha, on panna õige turundussõnum oma toodetele juurde. Ja see turundussõnum on see, et kui sa ostad tarkvara või ostad IT-teenust või kasutad
Facebooki, mängid mingit mängu internetis või kas või raiskad oma raha internetis mingisuguste hinnete andmiseks kellegi teise fotole, siis see on tegelikult keskkonnasõbralik tegevus. See on palju keskkonnasõbralikum kui ükskõik millise asja ostmine. See on tõeliselt roheline. Kui täna vaadata meie või seda tarkvara ärid, siis tegelikult me oleme päris kaugel sellest, et see kuidagimoodi domineeriks. Et kui kogu maailma GDP aastal 2009 on kuskil peaaegu 66 triljonit USA dollarit, siis tarkvaraäri on sellest kõigest 0,9 või 0,5%. Nii et siin võimalust kasvada läbi inimeste meelte muutmise on väga palju. Loomulikult on muidugi ka sellel mõttel konkurente. Et on teisigi ärivaldkondi, kus absoluutselt mingid mürgiseid kemikaale ja CO2 ei sünni. Näiteks teater või muusika, aga ka nemad võivad ära kasutada ilusasti rohelisuse silti. Tule teatrisse, jätta mänguasi või barbinukk oma lapsele ostmata ja sa oled teinud keskkonnasõbraliku teo. Nii et siis võiks võtta eesmärgiks tõsta selle immateriaalse tarbimise osakaalu meie kõikide käitumises ja vähendada materiaalsete asjade ostmist. Nüüd, kas see on utoopia? Võib-olla meie põlvkonna jaoks on, aga noorte jaoks võib see asi olla täitsa reaalne. Siin on, kindlasti olete lugenud Ohtlik nali, viimase Ekspressi esimene artikkel, väga huvitav artikkel. Ja minu jaoks andis huvitav pildi sellest, et mida noored teevad. See lugu räägib siis sellest, kuidas Jaanis, 18-aastane, tegi Tartu kommertsgümnaasiumile internetis kooli tulistamise ähvarduse. Jaanis on vist nüüd vangis. Aga see algas kõik sellest, et ta mängis mingit mängu oma toas ja siis läks mingile foorumisaidile, kus ta siis sisestas selle oma ähvarduse. Samal ajal surfas netis ringi Rasmus, 17-aastane, kes siis märkas seda sõnumit seal. MSN-is haaras ta kaasa oma sõbrad, ruttu diskuteerisid nad seal, et mis tegema peaks. Nüüd loos huvitav oli see, et kell 10 õhtul tänapäeva noor mitte ei helista politseisse, vaid saadab e-maili, et homme toimub kooli tulistamine. Aga politsei kusjuures luges e-maile kell 10 õhtul ja noppis selle üles ja homseks päevaks pandi siis koolile lindid ümber ja kedagi sisse ei lastud. Öösel aeti veel direktor üles ja väga keskkonnasõbralik oli ka kooliõpilane Aivo, kes oli öö otsa internetis ja tagus seal pokkerit. Jälle kindlasti väga suur rahaline kaotus ja kindlasti null mürgist kemikaali või looduse tarbimist. Nii et tänapäeva noorte jaoks asendada materiaalne tarbimine virtuaalsega võib-olla ei olekski nii ebareaalne. Eriti kui arvestada, et sellest pildist on, kui tagasi tulla selle meie algse ringimudeli peale, on peaaegu täielikult väljas see drive'iv jõud ehk reklaam. Ma vean kihla, et need kutid mitte ükski ei näinud mitte ühtegi teadet mingisuguse mürgise kodukemikaali kohta seal internetis istudes. Kui me telekat vaatame, siis seal vist on iga 5 minuti tagant mingisugune puhastusvahend jälle vaja osta, mida me siis ostame. Aga nad ei näinudki seda, ehk sellest ringist on see reklaami jõud mõnes mõttes välja toodud, kui istuda ainult internetis. Ja tänu sellele ei tekigi seda soovi osta seda maja või osta seda Chillit Bangi või Arieli või mis iganes muud mürgist asja omale koju. Nii et roheline elu virtuaalmaailmas on võimalik, vähemalt suuremas mahus kui täna. Ja sellega ma lõpetaks ja kui on küsimusi teil või keegi sisestas Twitterisse, siis ma hea meelega vastan. Aitäh! Küsimusi palun saalilt julgelt. Andke käega märku, me toome teile mikrofoni. Jah.
Tervist, jah, et selline küsimus, rääkisite siin virtuaalne, roheline ja kõik on tore, aga selline küsimus tekkis mulle, et kuidas saab olla virtuaalne ja roheline, kui kõike seda Second Life ja Facebooki hoiavad üleval suured massilised serveriruumid, ilma selleta see ei saa ju toimida. Ja need on ikkagi ühendatud selle samase kas tuumajaamaga või siis ükskõik mis söepõletiga. Et põhimõtteliselt, mida rohkem tarbid sa seda virtuaalset, seda rohkem on energiat vaja, et neid servereid üleval hoida. Et kui jah, tore maailm oleks siis küll, kui kogu serveripark, mis neid asju üleval hoiab, oleks kuskil tuuleturbiinide peal ja mingisuguse uue süsteemi peal, mis töötab näiteks mingi, ma ei tea, veealuste igasuguste nende striimide, mis iganes on ju. Aga praegusel hetkel nagu see kommentaar või siis see lähenemine oleks nagu inimestele valetamine, et nad on rohelised, kui nad istuvad päeva kuskil RuneSpace'is või seal samuses Second Life'is. Sest põhimõtteliselt see server on ikkagi ju suurem osa maailm praegu ikkagi toodab ära ju igasugune samane söepõleti. Ei, hea point ja kindlasti need serverid võtavad energiat ja need süsteemid töötavad serverite peal. Esiteks vastuargumendina, mitte et ma tahaks kuidagi väga vastu sellele mõttele olla. Et mis on alternatiiv, et juhul kui Second Life'ile istumisel alternatiiviks on Viru keskuses istumine, siis seal samamoodi tuleb seda ruumi kütte. Ja kindlasti rohkem, kui see kasutaja selle serveri peale energiat kulutaks ostukeskus tema peale, selle kütmise peal. Aga loomulikult, ja teine asi on see, et serverite tehnoloogiat efektiivsemaks teha ja ka kõik need lihtsad kokkuhoiumeetmed, mis on serveriruumis ja IT-tehnoloogias ära teha, et need tuleb loomulikult ära teha ja seal on suuri võite võimalik saada. Aga point on väga õige, jah, et me peame seal vähendama, aga... Kas heidaksime korra pilgud ka ekraanile, et vaadata, mis toimub meie Twitteri kontol? Iga asi kulutab midagi, on ka mõttekäik. Nõmeport on striimit. Küsimuste hulgast meil midagi seekord valida ei ole. Et enne veel, kui me lähme edasi paneeldiskussiooni juurde, siis vabandust. Üks küsimus, mis on seal ka Twitteris olemas, aga kuidas te kommenteeriksite seda, et IT-valdkonnas Keskkonnaministeeriumi, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi koostööl siiamaani on käivitamata roheliste riigihangete süsteem, mis looks nõudlust avalikus sektoris nii omavalitsuste kui riigi tasandil? Kuidas kommenteerida? Et võiks olla muidugi. Peaks ju mõtlema keskkonnale ka. Seal on vist mingid keerulised probleemid, juriidiliselt keerulised probleemid selle juurutamisel. Ma ei ole juuraspetsialist, riigihangetel me oleme muidugi osalenud ja seal tavaliselt võidab odavam hind. Et jah, ma jään nüüd üldsõnaliseks, aga et võiks selle nimel edasi töötada ja kindlasti selle asja ära teha. Et keskkonna aspekt igasse hankesse, nii riigihankesse kui ka eraettevõtte hankesse sisse tuua. Ja üks küsimus veel saalist. Ta pigem ei ole küsimus, vist vastus Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Et see töö käib selles mõttes, et me oleme nii Rahandusministeeriumiga kui Keskkonnaministeeriumiga neid asju päris põhjalikult arutamas, sest ta ei ole väga see on lihtne öelda, et käivitage süsteem, aga jällegi täpselt ta peab olema niimoodi, et sellel on ka mingi terve mõistuslik lähenemine, et tulemus ei ole täiesti jabur. Toon näiteks Euroopa Liidu raha eraldamisel, mis puudutas nõudeid võrdõiguslikkusele, siis kui hakataksegi hankes kirjutama, et palk on ühe naissoost administraatori ja ühe meessoost administraatori, siis kindlasti niisugust jama me nagu ei tahaks ju näha. Et me tahaksime, et see olekski tõsine, töötaks ja mingit kasu ka sellest tuleks.
seal on veel küsimus. Ja lõppsõna enne, kui lähme sama teemaga edasi ilmselt ka paneelis. Aare Kasemet, see olin Keskkonnaministeeriumis selle riigihangete töörühma nagu koordinaator pikka aega, aga need küsimus on see, et Euroopa Komisjoni tasandil on need juhendid olemas juba aastast 2007. Ja see eeldaks väikest sellist kommunikatsioonikampaaniat ja tõesti seda, et juhul, kui on võrreldav keskkonnahoidlik toode ja mitte ja need hinnas ei ole väga suured, siis on alati võimalik valida keskkonnahoidlik. Siiamaani tegelikult see selline kommunikatiivne tegevus ja ka koolitused ametnikele on läbi viimata. Ma saan aru, et masu tuli peale pole aega, aga nüüd kuna võiks? Aga teen ettepaneku, et selle mõttega lähme edasi paneeldiskussiooni juurde. Et, tahaks öelda aitäh, härra Märt Ridalaja, teile selle suurepärase ettekande eest, üks preemiakotike koos vitamiinidega, millega saate ka hiljem poes käia. Jah, aitäh!